Šveiki õnn ei kestnud kaua. Halastamatu saatus purustas tema ja välipreesteri sõbraliku vahekorra. Kui välipreester oli senini sümpaatne kuju, siis see, millega ta nüüd hakkama sai, kiskus temalt maha sümpaatsuse maski. Välipreester müüs või täpsemalt öeldes mängis Šveiki ülemleitnant Lukasile maha. Ülemleitnant Lukasi juures oli koos kena seltskond, kus mängiti 21. Välipreester mängis kogu oma raha maha ja tal ei jäänud muud üle, kui öelda, kui palju te laenate mulle minu tentsiku vastu. Ta on täiuslik lambapea ja erakordselt huvitav kuju, midagi non plus ultra. Niisugust tentsikut pole veel kellelgi olnud. Laenan sulle 100 krooni, pakkus ülemleitnant Lukas. Kui sa ülehomseks ära ei too, saadad selle harulduse mulle. Minu tentsik on üks igavene vastik sell ja varastab, mis aga näppu juhtub. Nõus, vastas välipreester kergemeelselt. Saad ülehomme 100 krooni või Šveiki. Välipreester kaotas ka need 100 krooni ja kõmpis kurvalt koju. See ei ole minust sugugi ilus, arutas ta, helistades oma korteri ukse taga. Kuidas ma küll vaatan tema rumalatesse ja headesse silmadesse? Ja rääkis ära, millega ta oli hakkama saanud. Aga mul on veel 100 krooni, ütles Šveik. Ma võin need teile laenata. Andke siia, muutus välipreester järgsaks. Ma viin need kohe Lukasile ära. Ma ei tahaks tõepoolest teist lahkuda. Ma tulin võlga maksma, ütles välipreester ja vaatas võidurõõmsalt ringi. Andke mulle kaart. Pank, põrutas välipreester, kui kord tema kätte tuli. Läksin lõhki, teatas ta, ühe silmaga. Kui Šveik ukse avas, ütles välipreester, kõik oli asjata Šveik, oma saatuse eest ei pääse keegi. Mängisin teid ja teie 100 krooni ikkagi maha.